Tere! Varasemalt oleme õppinud, et on olemas perioodilisi funktsioone ehk selliseid funktsioone, mille väärtus kordub regulaarsete intervallide tagant. Või lihtsamalt öeldes selliseid funktsioone, mille graafikul on samasugused jupid, mis täpselt sama perioodi tagant korduvad. Ja need funktsioonid iseloomustavad selliseid nähtusi meie ümber, mis perioodiliselt korduvad. Kõige tuntumateks sellisteks funktsioonideks on trigonomeetrilised funktsioonid. Neist kõige tuntumad on siinusfunktsioon, koosinusfunktsioon ja tangentsfunktsioon. Ja selles videos vaatamegi siis, kuidas tekib siinusfunktsiooni graafik ja millised on selle omadused. Kõigepealt, mis kujul see siinusfunktsioon on? See on y võrdub siinus x. Ehk nagu igasugune funktsioon kirjeldab see, et kui me teame funktsiooni argumenti ehk muutujat x, siis kuidas me saame teada temast sõltuva muutuja y väärtuse. Ehk siis siinusfunktsiooni puhul, kui meil on teada x, siis selle x'i siinus ongi y väärtus. Ja kui x'i väärtus muutub, siis ka y väärtus muutub. Kui meil on funktsioon matemaatiliselt kirjeldatud, siis kuidas me saame kätte selle graafiku? Eks ikka nii, et hakkame andma x-ile mingeid väärtusi ja arvutama, mis nendes kohtades y väärtuseks tuleb. Ja siis kanname need punktidena koordinaatteljastikule. No võtame kõigepealt siis, et x võrdub meil nulliga, siis on siinus 0 ja see võrdub 0. Märgime teljastikule ka. Kuna me oleme juba trigonomeetriast varem õppinud, et siinusel on mõned head ümmargused väärtused, siis on mõistlik võtta kohe need. Näiteks siinus 30 on 0,5, siinus 90 on 1. Siia vahele võime võtta veel näiteks siinus 45, see on 0,707 ja siinus 60 on 0,866. Noh, ühendame need punktid omavahel joonega. Juba hakkab mingi kuju tulema. Aga siis võiks võtta veel siinus 120, siinus 150, siinus 180. No, joonistame siin veel natuke seda kuju edasi. No, hakkab juba millegi moodi olema. Proovime veel sinna miinuse poole peale ka, mis te arvate, mismoodi see graafik sealpool välja näeb. Siinus miinus 30, siinus miinus 45, siinus miinus 60, siinus miinus 90, miinus 120, miinus 150, miinus 180. Selle funktsiooni graafik on perioodiline ja see kordub iga natukese aja tagant. Ja selle funktsiooni graafik käib sellise ilusa sujuva lainena üles-alla, üles-alla. Sellist graafikut, siinusfunktsiooni graafikut, nimetatakse sinusoidiks. Aga mis ühikutes see praegu oli, mis ma siia märkisin? Siinus vastab ju mingile nurgale. Ja nurgad on meil tavaliselt kraadides, eks ole. Ehk siis praegu on siin x-i väärtused kraadides. Kuid nurka saab väljendada ka radiaanides. Lisame oma tabelisse ka vastavad x-i väärtused radiaanides. Ja märgime radiaanid omale graafikule. Ja siit me näeme mõned olulised seosed. Näiteks, mis on siinusfunktsiooni graafiku perioodiks? Periood on siis see osa graafikul, mis kordub. Ja me näeme siit graafikult, et siinusfunktsioon käib üles-alla ühe piiga või 180 kraadiga ja siis alla-üles veel teise piiga. Nii et kokkuvõttes kulub 2 piid ja siis algab kõik otsast peale. Nii et siinusfunktsiooni perioodiks on 2 piid. Ja kui me vaatame sama asja kraadides, siis on periood 360 kraadi. Aga nüüd, kui me saime teada siinusfunktsiooni perioodi, võiksime ju uurida veel funktsiooni omadusi. Igal funktsioonil on olemas näiteks määramispiirkond ja muutumispiirkond. Mis see määramispiirkond oli? See on funktsiooni argumendi ehk muutuja x-i väärtuste hulk. Või lihtsamini öeldes kõik need väärtused, mis x saab selle funktsiooni puhul üldse olla. Sellele küsimusele on lihtsam vastata, kui me hoiame samal ajal silme ees selle funktsiooni graafikut. Kui me võtame siinusfunktsiooni, siis kas on mõni arv, mis x ei saa olla? Kas ta saab olla 2? Saab. Kas ta saab olla 0? Saab. Kas ta võiks olla 1000? Meil oleks muidugi vaja graafikut väga palju pikendada, aga ikka saab, eks ole, sest see sinusoid on ju lõpmatu. Me võime ka kalkulaatoril üle kontrollida. Ühesõnaga, x võib antud juhul olla mis tahes reaalarv. Ja seega, mis oleks siinusfunktsiooni määramispiirkond? Kogu reaalarvude hulk. Ja seda tähistatakse tavaliselt suure tähega R. Aga muutumispiirkond. See tähendas sõltuva muutuja ehk muutuja y väärtuste hulka. Või lihtsamini öeldes muutumispiirkond on kõik need väärtused, mis y saab üldse olla.
kui me võtame siinusfunktsiooni, siis kas on mõni arv, mis y ei saa olla? Kas ta saab olla 0? Saab. Kas ta saab olla 1? Saab. Kas ta saab olla 1000? Ei saa, sest me näeme juba graafikult, et üheski kohas ei ole y väärtus suurem kui 1. Aga negatiivse poole peal -1 saab olla, aga -100 ei saa. Sama lugu, eks ole. Nii et y saab olla kõige rohkem 1 ja kõige vähem -1. Ehk siis, mis oleks siinusfunktsiooni muutumispiirkond? See on lõik -1-st 1-ni ehk siinus x-i väärtused on -1-st 1-ni. Järgmiseks me võiksime küsida, kas siinusfunktsioon on paaris või paaritu funktsioon või ei ole kumbagi. Paarisfunktsioon oli siis selline, mis on y-telje suhtes sümmeetriline. Vaatame oma graafikut ja mis me näeme? Ei ole siinusfunktsioon y-telje suhtes sümmeetriline. Niimoodi oleks y-telje suhtes sümmeetriline, et kui me siit justkui voldiks vasakpoolse osa üle y-telje paremale, langeksid need täiesti kokku, siis oleks sümmeetriline. Aga äkki on siis paaritu funktsioon? See tähendab seda, et graafik on sümmeetriline koordinaatide alguspunkti suhtes. Et kui me voldiks diagonaalis selle koordinaatteljestiku kolmanda veerandi esimese peale, siis langeksid graafikud täiuslikult kokku. Kas siinusfunktsioon on sümmeetriline koordinaatide alguspunkti suhtes? Tuleb välja, et on. Täiesti sümmeetriline. Ehk siis siinusfunktsioon on paaritu funktsioon. Mida me veel ühe funktsiooni kohta teada võiksime saada? No näiteks nullkohad. Mis need olid? Nullkohad olid need kohad, kus funktsiooni väärtus on 0, ehk kus graafik lõikab või puutub x-telge. Ja siinusfunktsiooni puhul on selliseid väärtusi muidugi väga palju. Iga pi tagant on üks nullkoht sisuliselt. Kuna nullkohtadeks on näiteks -2pi, -pi, 0, pi, 2 pi, siis kuidas me võiksime sõnastada kõikidele nullkohtadele ühisomaduse? Iga kord on lihtsalt pi korrutatud mingi täisarvuga. Ainus, mis oleks nagu erinev, on 0, aga selle taga me võime ju näha 0 piid, sest nulliga korrutamine annab ju 0. Nii et üldistatult võime tähistada nullkohti kui n piid, kus n kuulub täisarvude hulka. Järgmiseks võiksime vaadata, mis on siinusfunktsiooni positiivsuspiirkonnaks. Mis see positiivsuspiirkond oli? See oli kõik need vahemikud, mille korral funktsiooni väärtused on positiivsed. Ja graafikult näeb seda hästi lihtsasti. Need on need graafiku osad, mis on x-teljest üleval pool. Ja samamoodi on olemas ka negatiivsuspiirkonnad, mis on need graafiku osad, mis on x-teljest allpool, ehk kus funktsiooni väärtus on negatiivne. Mis neil omavahel ühist on? Kahanemine algab näiteks 0,5 piist või 2,5 piist või 4,5 piist, ehk siis paarisarv pluss pool piid. Ja lõpeb 1,5 pi, 3,5 pi, 5,5 pi juures, ehk siis paaritu arv pluss pool piid. Ja matemaatiliselt me näitaksime seda niimoodi. Järgmiseks kasvamisvahemikud. Need on siis need graafiku osad, kus graafik kasvab ehk läheb nagu ülespoole. Ehk siis x-i väärtuse kasvades y-i väärtus ka kasvab. Mis see seaduspära siin on? Kasvamine algab näiteks 1,5 piist, 3,5 piist, ehk siis paaritu arv pluss pool piid. Ja siis kasvamine lõpeb 2,5 pi, 4,5 pi, 6,5 pi juures, ehk siis järgmine paarisarv pluss pool piid. Matemaatiliselt võib seda kuvada nii. Ja kahanemisvahemikud on siis vastavalt need graafiku osad, kus graafik kahaneb, ehk kui x-i väärtus kasvab, siis y-i väärtus hoopis kahaneb. Mis nendel omavahel ühist on? Kahanemine algab näiteks 0,5 piist või 2,5 piist või 4,5 piist, ehk siis paarisarv pluss pool piid. Ja lõpeb 1,5 pi, 3,5 pi, 5,5 pi juures, ehk siis järgmine paaritu arv pluss pool piid. Ja matemaatiliselt. Ja viimaks miinimumkohad ja maksimumkohad. Miinimumkohad on siis argumendi väärtused, kus vaadeldavas piirkonnas funktsioon saavutab minimaalse väärtuse. Ehk need on kõige alumised punktid graafikul. Ja mis on ühist miinimumkohtadel? Noh, näiteks -0,5 piid, 1,5 piid, 3,5 piid, ehk siis paarisarv -0,5 piid. See tähendab siis, et kõik miinimumkohad vastavad tingimusele 2n piid -0,5 piid, kus n kuulub täisarvude hulka. Ja matemaatiliselt võime väljendada seda nii.
ja maksimumkohad on siis need kõige ülemised punktid graafikul. Ja siin on seaduspära siis see, et paarisarv pluss pool piid. Ja oligi kõik. Aitäh vaatamast ja kohtume varsti jälle.